et mida peaks inimene ette võtma, kes tunneb ennast samamoodi? Midagi peaks nagu muutuma, aga ma ei oska. Ma ei tea, mida täpselt. Jah. Ma mäletan, kui ma sain mulle sündis teine poeg mai 1999 ja ma sattusin sünnitusjärgesse depressiooni. Ma olin ainult filmides seda näinud, et kui väike imearmas laps sünnib ja ema ei tunne ta vastu mitte midagi. Ja see oli selline hästi, ma tean, et see periood oli 3 nädalat pikk, õnneks 3 nädalat ainult. Ja siis jäi mul see väike beebi haigeks 2-poolsesse kopsupõletikku ja kui see arst koju tuli ja ütles, et te laps on haige, siis ma nägin seda last esimest korda ja tundsin sellist hästi tugevat ema armastust, tema vastu ka. Ja peale seda ma mäletan, et minu kätte sattus ellujäämise õpetus, selle Luulevilma raamat ja kui ma seda lugema hakkasin, täiesti ahmisin seda endale sisse, sellepärast et ma olin lapsepõlves hästi palju haiglates olnud, minu neerud ei töötanud, teismeas mul avastati endometrioosa. Mis see on? See, kus keha toodab meeletult süste. Ma mäletan, kui Viljandi haiglasse tuli esimene ultraheli aparaat ja mina olin üks esimesi, kellele seda ultraheli seal tehti ja nad avastasid 20 süsti. Ja vist ma olin 16, kui üks munaühas lõhkes, nii et ma olin operatsioonilaual ka. Et ma mäletan, kui ma Viljandi linna sõitsin, siis iga kord, kui ma seda suurt Viljandi haiglat nägin, siis mul oli füüsiliselt paha olla. Ma jälestasin haiglaid, sest see oli täielik eraldatus. Ja kui ma neid raamatut hakkasin lugema, ma tegin kõik, kuidas raamatus kirjas on, tegin oma mõtetega tööd ja ma avastasin, et ma tunnen ennast palju paremini. Ja siis ma teadsin kusagil sügaval sisimas kogu aeg seda, et ma lähen psühholoogiat õppima. Ma ei teadnud millal, aga ma teadsin, et ma lähen seda õppima. Ja kui mäleta, kui vana ma olin. Mu noorem poeg oli siis 3-aastane, kui ma avastasin, mu sõbranna tõi targu talitaja selle ajakirja ja seal oli juttu Holistika instituudist. Ma lugesin selle läbi, ise elasin juba Põhja-Rootsis. Ma vaatasin oma sõbrannal otsa, ütlesin niimoodi, mina ei tea, kuidas, aga mina lähen sinna instituuti ja mina lõpetan selle ära. See instituut on päris vana tegelikult juba siis sellisel juhul ju. Minu noorem poeg, see oli 2010, kui ta oli 3-aastane. Ja mina vist alustasin õpinguid, kas 2010. Okay. Kuidagi niimoodi oli. Ja seal sai tegelikult see eneseareng nagu veel suurema hoo sisse, kus tõesti ma tundsin esimest korda, et ma olen inimestega koos, kes mõistavad, kes ma olen. Nagu omasugustega. Ma kirjeldasin seal esimesel moodulil, et selline tunnen nagu ufodega koos. Et teised ufod on ka seal. Ja kuidas me, seal instituudis on ju niimoodi, et vähemalt siis, kui mina õppisin, et esimesel aastal sa vaatad iseenda sisse. Ja ei olnud tore iseenda sisse vaadata. Et tegelikult väga skeeri oli. Ja mina ise pean seda 1999. aastat oma enesearengu alguseks. Ja eks ma sellega tegelen siiamaani. Juba 26 aastat läinud mööda ja selline tunne, et ikka muudkui avastad iseendas mingisuguseid külgi. Kas sa oled vähe mõelnud ka selle peale, et sa mainisid 26 aastat ja mina julgen täna väita, et ma olen teadlikkus enesearengus sellises, kus ma siis meetan seda sorkimiseks, ka ennast sorgin, eks ole, ja torgin ja lähen süviti kuskile teemades sisse ja midagi lahendad ja midagi jälle nagu justkui nagu läheb hullemaks, sest et
kohati tundub, et mida rohkem sa tead, seda vähem sa tead, on see tuntud lause, ja mul on seda võib-olla, ma arvan, 16-17 aastat äkki, selle taga ka noore poisina hakkasin pihta, et kas selle vahel tundub ka, et äkki see on lihtsalt mõttetu sorkimine? Äkki peaks sorkima? Mina ei ole kunagi mõelnud, et see on mõttetu sorkimine. Küll aga olen ma mõelnud, et võib-olla väiksemates kogustes või väiksemates ampsudes tegeleda mingitel eluperioodidel. Aga olgem ausad, tänu sellele, et ma olen enesearenguga tegelenud. No mis see eneseareng minu jaoks on? See ongi see iseenda tundma õppimine. Ja kui ma olen olnud väga rasketes olukordades, see on meid väga palju aidanud. See on ju aidanud mul nendest raskustest läbi tulla. Ja kindlasti ma olen ju selline inimene, mulle on hästi palju öeldud, et miks sa võtad kõike isiklikult? No miks sa võtad kõike isiklikult? Ja ma olen nagu mõelnud, et kuidas selle peale vastata? Ma võtan kõike isiklikult, ma olen alati võtnud kõike isiklikult. Ja see isiklikult võtmine minu jaoks tähendab seda, et ma võtan info iseenda sisse ja seedin seda ja siis ma lasen selle vabaks. Aga alguses mul puudus oskus vabaks laskmise oskus. Ma võtsin väga kõike isiklikult enda sisse ja näiteks ma mäletan lapsena, mul oli hästi tihti nii öeldud toidumürgitus, hästi kõrge palavikuga. Täna ma tean, et ma lihtsalt keha tuli appi puhastama kõike seda jama, mida ma endasse nagu tõmbasin. Et mina ei kujutaks ette elu ilma, kui ma ei võtaks asju isiklikult. Ja mulle lähevad kõik asjad korda. Mulle lähevad kõik inimesed korda. Ma valetan, kui ma ütlen, et mind ei huvita. Ja ma olen tähele pannud, et need inimesed, kes väidavad, et mind ei huvita, ma vaatan, millises energias nad seda nagu ütlevad. No nad ei resoneeru sellega, mida nad ütlevad, neid huvitab, aga nende haavatavus on nii suur ja nad ei julge seda tunnistada. Et mulle meeldib iseendaga tegeleda ja mulle meeldib väga inimestega tööd teha. Mulle meeldib, ma olengi üks suur suhe tegelikult. Et mul on 3 suhet, väga olulised suhe minu elukaaslasega, suhe minu lastega ja suhe minu lähedaste sõbrannadega, et need on nagu üks tervik minu jaoks, et mul on seda 3 rolli väga vaja. Ja. Aga tulles selle juurde, et kui nüüd keegi vaatab ja kuulab ja ka mõtleb selle peale, et tedega ma tahaks ka nagu elus midagi muuta või muutust kogeda, siis kuidas ta nagu endasse või sellesse olukorda peaks nagu suhtuma või seda vaatlema ja võib-olla ka inimene, kes päriselt ei ole mitte kunagi kõrvalt osanud sellisel viisil nagu analüüsida või vaadelda? Tegelikult juba see, et inimesel on see tunne, et ta tahab muutusi teha. Tal tuleks selle üle väga rõõmus olla. Ja siis ongi see, et kust abi leida, kas jagada sellele inimesele, kes võtab selle info vastu niimoodi, et ta nüüd ma mõtlen eestikeelset sõna, kes aitab tal selle muutusega kaasa minna. Sest väga palju, sul ei ole mõtet minna sellise sõbranna juurde, kes ütleb, et kas sa rumalaks läinud või? Mis muutus, mis su elul viga on? Ja leida, see võib olla parim sõbranna, see võib olla terapeut, psühholoog, aga sa pead leidma selle inimesega klappi. Ja mida terapeudid teevad, ma räägin kõike läbi iseenda, et mina aitan ju valgustada sellel inimesel, mis tema sees on, mis asi on see, mis teda kuidagi muserdab, mis teda kuidagi takistab ja me koos ju loome nii-öelda kondikava, et kuidas selle muutusega algust teha. Ja inimestel on see arvamus ka, et kui nad on psühholoogi juures, räägid oma loo ära seal mingi 50 minutit on ju, või mina olen ju regressiooniterapeut, et olen seal 3 tundi ära ja siis lähen uksest välja ja siis ei ole mitte midagi korras. Ma ütlen oma klientidele kogu aeg, et teraapia algab sellest hetkest, kui sina lähed siit kabinetist välja ja sa reaalselt hakkad muutustega tegelema. Ja aega tuleb anda ju.
see mõttemaailma muutus on ju tegelikult nii suur. Ja näiteks, ma ei tea, inimesed tahavad võib-olla trenni tegema hakata või ostavad endale kõik uhked riided ära, aga mida nad ei tee, nad ei lähe trenni tegema. Küll leiavad kogu aeg vabandusi, et ilm on jama ja ma olen nii väsinud. Ja mina olen muidu selline, minu sõbrannad ju teavad minu pereliikmed, et kui mina midagi ette võtan, siis mina ka teen. Näiteks, kui ma olen mingid pikad vahetused tööl olnud ja ma tean, et mul on täna jooksupäev, siis ma lähen õhtul kell 8 jooksma. Isegi üks, ma ei tea, padu vihmas ajab, et mina olen hästi järjekindel. Kui mina teen otsuse, siis mina viin ka selle välja või ellu, aga paljud minu kliendid, nad ei ole ju sellised. Et siis me käime need vabandused läbi, et mis siin tegelikult takistab muutusi tegemast. See on huvitav, korra tõmban seda ka mikrit tsipake eemale. Et see oli huvitav, et sa mainid seda just poolt, et teraapia hakkab siis, kui sa astud uksest välja. Et ma nüüd eksin, eks ole, kui ma niimoodi sildistan ühte patta kõike, aga mulle tundub, et paljudel on see suhtumine, et teraapia ongi see, kui sa seal vestled ja pihid ennast tühjaks. Et see on osa küll teraapiast, aga seal ju, seal võib ka mõnikord tekkida mingid taipamisi olukordi, kui see olukord tekib. Aga ma saan aru, et päris elu ikkagi oma peegeldusena on see, mis tegelikult paneb sind siis muutuma. Jaa, teraapias on ju ka niimoodi, et võib teil tekkida väga palju momente, aga mis sa sellega pärast peale hakkad? Et see on nagu kõige tähtsam, et sa, mina annan ju kodutöid ka. Ja kui me järgmisel korral kohtume, siis me käime need kodutööd läbi. Mis need kliendid siis teevad? Ei viitsi kodutöid teha, ja siis, jälle kogu aeg on nagu mingisugused vabandused, et kui me tahame muutusi teha, siis neid tuleb teha ja lõpetada igasuguste vabanduste otsimine ära. See on lihtsalt, seda on nii huvitav vaadata, kuidas me inimestena leiame vabandusi. Näiteks mina, kui tegemist on mingisuguse trenniga või ma tahan kusagile minna, siis minul ei ole mitte mingit vabandust. Küll, aga ma olen ise märganud seda osa, et näiteks eelmises suhtes täielikult kaassõltlasena ma vabandasin kogu aeg selle inimese käitumist välja. Mitte iseenda käitumist, aga tema käitumist. Teistele siis või teiste ees või kuidas? Ei, iseendale. Iseendale, okei. Et miks ta nagu näiteks, miks ta mingeid asju teeb, minu jaoks oli see vale, aga ta tegi ja selle asemel, et sellele käitumisele otsa vaadata päriselt, leidsin ma muud kui vabandusi, et ta teeb selle pärast, et ta on väsinud või näiteks tal on raske lapsepõlv. Õigustada siis ka mõne mõttes. Täiesti, mis võtan tappi, et miks ma nagu seda külge, mis puudutab igasuguseid sporditegemisi asju, miks ma siis nagu seda ei võtnud suhtesse. Aga siis ma võtsin ju aega, et ma tahan igasuguseid vastuseid saada. Ja siis ma sain aru, et see oli lapsena minu üks ellujäämiskäitumise mustritest. Et kuna see lapsepõlv oli selline nagu on ju, või oli tegelikult päris karm, siis ma alati leidsin oma vanemate käitumisele põhjused, miks nad mingeid asju tegid. Sest lapsena sa ei oska ju analüüsida kui täiskasvanud inimene ja see aitas mul kuidagi leppida mingite olukordadega. Aga täiskasvanud meil pole vaja ellu jäämise käitumise mustrid kaasa võtta. Aga tavaliselt täiskasvanud me ei ole teadlikud, et meil need käitumise mustrid on. Ja terapeudina teise inimese käitumise mustrid on väga kerge tähele panna. Endas on nagu palju keerulisem ju. Jaa, see on tõsi. Ma ise mõtlen ka, et kui palju ma olen teinud võib-olla ise mingeid etteheiteid kas enda sees või siis ka verbaalselt ennast väljendades ja kui palju on seda vastu tehtud ka mulle, on ju. Tundub tõesti, et teist on nagu lihtsam märgata. Väga lihtne.
no see tõesti, et teisi inimesi sa loed nagu avatud raamatut. Aga alati ei vasta see mõttes tõele, ma segan vahele selle mõttega, et see, mis meile võib tunduda, et noh, ma toon nagu näite, et võin, ma ei tea, ütlen sulle näiteks, et mulle tundub, et sa oled oma vastustega täna ebakindel ja ebalev näiteks. Noh, siis see ei pruugi tõde olla. Mulle see tundub, see võib olla minu mingi projitseering. Aga see on sinu tõde. Jah, läbi minu enda just. Ja, see on sinu tõde. Kui sina märkad, et teine inimene on ebalev, siis on see sinu tõde ja keegi ei tohi seda küsimärgi alla panna. Aga ta ei ole nagu see mõttes üleüldine tõde, et see, kui validaarne nüüd lõpuks tegelikult lõplikult on, siis see ei mängi tegelikult üldse rolli. Sest see on minu subjektiivne nagu hinnang selle. Jaa, aga ma jälle mõtlen, et näiteks kui kaks inimest suhtlevad oma vahel ja mina näen sinus mingisuguseid külgi ja mingisuguseid jooni, see on minu tõde sinust, on ju? Nüüd on ju oluline, mida ma selle tõega peale hakkan. Või mida sellega mina peale hakkan, siis kas ma peaks hakkama ennast siis kohandama? No, kui sina reageerid sellele tugevalt, siis ma ju leidsin selle triggeri punkti sinus. Siis on sul probleemi ebakindlusega, on ju? Aga kui sa ei reageeri üldse, sa mõtled noerad, on ju, siis see on sulle selle peegelpildiks, et sul ei ole tegemist selle ebakindlusega. Kõigele, millele meie reageerime. Need on nagu mingi konksukesed siin ju. Inimesed pilluvad siin ja nüüd, kui need ringikesed sinna konksu külge jäävad, need on sinu teemad, millega sul on vaja tegeleda. Või noh, jälle, see on ju sinu enda teha, kas sa tahad nendega tegeleda või sa paned kõik vaiba alla ja arvad, et elu on nagu lill. Mina usun jälle, et mingid asju vaiba alla pole mõtet panna. Et kuidagi tuleks kõik läbi töödata, aga vahest on ilus nii palju asju, nii palju olukordi, mis triggerdavad, et siis võib-olla valida üks nendest teemadest, millega tegeleda ja teised, mitte vaiba alla panna, vaid kõrvale panna. Et ma näen, et mul on need teemad olemas, aga ma tegelen nendega hiljem. Ta ei saa ju eita neid, aga on sul olemas. Ja, mis ma märkan ka, et mingid teemadega on ise ka aldis tegelema kohe ja mingid teemadega on nagu keerulisem. Noh, need ei pea üldse olema nagu mingid väga sügavad teemad, aga võivad olla ka üldse seotud mingite, no ma ei tea, oskustega näiteks. Või toon nagu näite, et ma ei oska ujuda. Ja juhtus midagi teises klassis kunagi, eks ole, mis tekitas mingisuguse tõrke sellele kogemusele. Ja terve elu ei ole nagu huvi olnud ka nagu veespordi või vee vastu, pole nagu kokkupuudut olnud ja nagu vesi ei excited on ja selles mõttes nagu niimoodi. Ma ei usu, et see on mingi sügav trauma või mingi draama all on otseselt, kindlasti ta mõjus midagi seal on, aga see on asi, millele ma olen mõelnud juba ette võtma, aga ta on nagu kõrval nagu see list, et to-do list, vaata, et mingi hetk, kui tekib see õige vibe, siis ma tegelen selle. Just, et kui sa tunned, et see hakkab sinu elu kuidagi segama. Ja, täna ta ei sega veel. Või et ta tuleb sinu mõtetesse liiga tihti, siis on see märk võib-olla, et ma võin sellega tegelema hakata. Mina kartsin ka vett väga, sest ma olen olnud 2 korda lapsena uppumissurmas. Üks minust vanem poiss viskas mind lihtsalt vette, ta ei teadnud, et mujuda ei oska. Ja see oli väga kole kogemus. Ja kui minust sai talvisuple ja ma mäletan ühte korda, ma käisin ujumas, kus olid tavaliselt sellised parajad lained, surfajad käisid seal ujumas. Ja ma ütlesin oma eksile, et lihtsalt jälgi mind vees. Nii, ma sain kõigepealt parema jalakrambi ja siis ma sain vasaku jalakrambi ja siis ma mõtlesin, et okei, mul on 2 kätt veel. Et ma sain sealt kuidagi välja, see oli päris kole. Ma sain sealt kuidagi välja ja siis, kui ma sealt välja tulin, siis ma mõtlesin, et issand jumal, et mul on mingi oskus, et kui ma olen keerulistes olukordades, ma mõtlen nii kaine peaga. Pärast varisin nagu mingi haavaleht on. Aga, ja siis, mis see, ega ta ju jälginud mind. Ta tegi kõike muude. Võiks võtsin ära uppuda. Et mina kuidagi peale seda sain veehirmudest üle. Et nüüd kui ma lähen, kui on ikka väga kõrged lained, siis ma jälgin nende lainete loksumist, neid intervalle ja siis ma tean, millal ma saan vette minna ja kohe ma seal vees saan olla. Ma olen 14 aastat sellega tegelenud. Või see 14 aastaga, kui sa peaaegu iga päev käid vees ujumas, õpid ju päris palju. Et see aitas selle hirmuga silmitsi seismine, aitas mulle sellest hirmust üle saada.